Palju on küsitud, et mis nüüd bussis saanud on. Lähme vaatame ja kui sa video lõpuni vaatad, siis selle video lõpus annan ühe päris suure teadaande. Ei tööta. Aku on nii utu lihtsalt. Oleks tahtnud jah filmida käivitushetke, aga ei filminud, sest et sellega oli nii palju jama. Aku on surnud. Aga Kotkas seisab, auto praegu töötab. Et miks, keegi võiks küsida, et mis värk on nagu. Pidid ju sellega kaupa vedama. On üks lugu, mida te ei tea. On siis selline lugu, et siis, kui ma lõpetasin ära oma eelmise video selle bussi kohta, siis ma läksin Kristjani juurde. Burnout on tegemata veel bussiga, mis värk on? Ja tegin burnouti siis enda arust, tähendab hakkasin tegema ja ütleme nii, et läks hästi, et Kristjan pidurivedelikuga silma ei saanud esirattakoopast. Sellepärast, et sealt hakkas seda kohe lahmama selle peale. Et jah, pidurivoolikud. Ja fakt on see, et selle autoga on see ka, et see roolikarp, nende tüüpiga, oli nagu üsna õhtal. Et peale 100 kiirust hakkas ta enam-vähem mõistlikuks muutuma niimoodi, et sai juba teele pihta. Et ootasin ka seda ja pidurid nüüd ka ei olnud, et oligi põhjust mitte sõita. Et pidurivoolikud on olemas, roolikarp tuli Ameerikast ära. Ja nüüd olen remondi ootel olnud natukene aega, lihtsalt poistel pole siin aega, et see tahab suurt tõstukit saada. Vot nii, aga teagi täpselt, ma üks täkku uuesti laadima panema taas. Et ilma signata ma seisma ei jäta, aga ukselukud tunduvad töötavad, nii et sealt saab sisse ilusti. Igatahes. What's the plan? Plan on ikka, et sellest saab barbecue van. Barbecue van ja tõmb väikse paar klepsu. Mul on veel jäädostetud. Siis Kristjan teeb sisuga vähe tšiki-briki, et see, tema on meil ju B-interior, ehk siis tema ehitab autode sisusid, kes ei teadnud. Teeb siin sees vähe tšiki-briki, et see vähe moodsam välja näeks. Mingi raadio peame panema siia sisse, mis mängib ka reaalselt ja taha nurka väike muna ka kaasa, et oleks võimalik nagu igale ajahetkel lihtsalt grillida. Siis nüüd võib tekkida küsimus, oota kaupa pidid sellega vedama ju. No küll mina saan oma kauba veetud, aga nädala pärast lõppeb ahjuloos ja peale seda on võimalus, et see buss saab kellegi teie omaks. Sellepärast, et ma ei jäta seda endale. Aga mis ja kuidas? See on veel praegu saladus. See loos tuleb vähe teistmoodi. Ja kuidas? Seda ma seletan juba siis, kui selle jaoks aeg käes on. Aga seniks jääte teie piinlema, sellepärast, et come on, kes ei taha endale siis midagi sellist saada. Et
muidu on tegu, no eks ta see kere on nagu ta on ja, aga mingi meeletult röögatult hull ka ei ole. Siia ma olen vähe moodsamad kirjad peale ja ülevaatusel on ka nüüd vaja minna, et enne seda tahtsin just, et saaks kõik asjad korda. Sel ajal, kui teie seda videot vaatate, peaks poisid seda tegelikult juba hooldama. Gaas töötas, kõik töötas. Ja mis siin ikka, aastamaks on 50 €. Ja gaasiga on ta ka tõsiselt odav sõita. Aga püsi kanalil, sellepärast, et see võib saada kuidagi just sinu seal, sina seal, sinu omaks. Vot nii. Tulen neljapäeval tagasi, siis teeme retsepti. Tšau!